Surve jaotuvust riskipiirkondades on võimalik saavutada patsiendi regulaarse asendi muutmisega. Enne asendi muutmist selgitage patsiendile, mida soovite teha ning julgustage teda asendi muutmisele võimalikult palju kaasa aitama. Kohandage voodikõrgust vastavalt oma pikkusele. Laske alla patsiendi voodi peaosa. Patsiendi pööramisel küljeli haarake alati patsiendi puusast ja õlgadest, mitte käsivartest ja jalgadest. Muutke patsiendi asendid mitmekesi. Asendi muutmisel jälgige, et ei esineks patsiendi naha hõõrdumist vastu kontaktpinda. Naha hõõrdumist saab vältida näiteks libilina ja libituru kasutades. Haarake libilinast võimalikult patsiendi keha lähedal. Liigutage patsiendi ühel ja samal ajal ehk sünkroonselt.